50 Cent kaevati kohtusse. Endine töötaja esitab hirmuäratavaid süüdistusi ähvarduste ja kättemaksu kohta ning väidab, et tal on selle tõestuseks sõnumid. Lisaks räägin teile, mida 50 Cent selle kohta ütleb. Mina olen Angela Levy ja see on Crime Fix. Curtis Jackson, keda te tunnete paremini kui 50 Cent, on räppar, produtsent ja ärimees. Ta on väga edukas. Ta on olnud pildil juba väga kaua aega ning teda armastavad miljonid inimesed. Aga naine nimega Monique Meyers kõjutab 50 Centi uues kohtuasjas kui tõelist põrgulikku ülemust ja esitab talle palju süüdistusi. Nende hulka kuuluvad ähvardused, FBI uurimised ja võimalused 50 Centi kaaslased olid seotud 2006 aastal toimunud Busta Rhymesi ihukaitsja mõrvaga. Meyers ütleb, et ta töötas 50 Centi heaks 12 aastat ja osa sellest ajast tegi ta 3 juhi tööd ilma kaebusteta. Kuid siis, 2019. aastal väidab Meyers äsja esitatud kohtuasjas, et tema ja 50 Centi vahel hakkasid asjad allamäge minema. Kohtuasjas kirjutavad Meyersi advokaadid, et Jackson juhtis oma töökohta samamoodi, nagu ta lõi oma avaliku kuvandi. Hirmu, alanduse, lojaalsustestide ja karistuste kaudu. Raha ostis võimu. Võim nõudis kuulekust. Igaüks, kes keeldus, muutus sihtmärgiks. Meyers väidab oma hagis, et 50 Cent hakkas 2019. aastal temalt paluma teha asju, mis olid ebaseaduslikud. Esiteks väidab Meyers, et 50 Cent soovis, et ta aitaks tal varjata pankrotipettust, aidates tema ihukaitsjat ema jaoks maja osta, et peita teenitud raha. Hagi kohaselt saatis Preili Myers 14. jaanuaril 2019 Jacksonile otse sõnumi, konsulteeris raamatupidajaga ja ütles, et fondi kaudu ei saa maja jaoks midagi teha. Seejärel edastas ta raamatupidaja nõuande Waltersile ja soovitas Waltersil kasutada hiljutisest $168,000 ülekandest saadud vahendeid sissemaksena, mis oli seaduslik alternatiiv Jacksoni pakutud skeemile. Teiseks väidab Meyers, et 50 Cent ja tema kaaslased tahtsid, et Meyers esitaks vale politseiraporti, väites, et räppari ihukaitsja varastas tema auto, kuid tegelikult uskus ta, et ihukaitsja oli temalt varastanud $600,000. Selle raha, väitis Meyers, ei olnud 50 kunagi pankrotikohtule deklareerinud kui teenitud tulu. Heiji kohaselt palus Jackson ühel päeval Preili Meyeril esitada vale politseiraport, et tema raha oli varastatud. Kuid tegelikult oli tegemist $600,000 varjatud sularahas, mida ei olnud kohtule avalikustatud, ning vallandada Walters väidetava varguse eest, samal ajal kui Jackson kuulas varjust pealt. Igal juhul soovis Jackson, et keegi teine seisaks tema ja tema ebaseadusliku käitumise vahel või võimaldaks tema vastutustundetut käitumist. Igal juhul keeldus Preili Myers. Kõige selle tõttu, sealhulgas selle tõttu, et ta ei vallandanud ihukaitsjat, ütleb ta, et ta vallandati 2019. aasta märtsi lõpus. Talle lubati lahkumishüvitist, kuid ta ei saanud seda kunagi. Ja ta ütleb, et teda ahistasid ja ähvardasid aastaid inimesed, kes olid seotud 50 Centiga. Heiji väidab, et pärast Miss Meyersi maine ründamist jätkus Jacksoni hirmutamiskampaania telefoni teel. Jaanuarist 2020 kuni märtsini 2026 dokumenteeris Miss Meyers üle 83 ahistamisjuhtumi, milles oli seotud vähemalt 25 erinevat telefoninumbrit Californiast, Texasest, Georgiast, New Yorgist ja ühel juhul Tansaaniast. Hagi hulka kuuluvad sellised sõnumid nagu see 2023 aastast, kus küsitakse, kes see on? Saatja vastas, mina olen sinu sõber 50. Kas sa oled ikka veel San Diegos? Meyers vastas, teil on vale number. Kas tema andis teile selle numbri? Saatja vastas, jah, tema andis. Kas see on vale number? Ta ütles, et laseb mul täna õhtul sisse tulla, et teda vaadata. Kas sa saad temaga ühendust võtta? Meyers vastas, mis su nimi on? Saatja vastas, Victor Sena. Myers vastas, kus sa temaga kohtusid, et ma saaksin tema mälu värskendada? Saatja vastas, see oli eile õhtul siin San Diegos. See käis väga kiiresti, sest tal oli kiire. Myers vastas, pole probleemi, kus täpsemalt, siis saan talle meelde tuletada. Saatja vastas, pargis San Diegos.
Asia möödudes väidab Myers kohtuasjas, et teda kutsuti tunnistama suur žürii ette, mis uuris Jacksoni poolt tema ettevõttes Sire Spirits Mitchell Greeni vastu esitatud pettuse süüdistusi. 2024 aastal ütles Myers, et sai sõnumi pärast seda, kui talle anti kohtukutse tunnistamiseks Sire Spiritsi vastu algatatud kohtuasjas. Sõnumis öeldakse, et Myers kirjutas vastu. Kes see on? Saatja vastas, Ja Rule. Myers vastas, keda te üritate kätte saada? Saatja vastas, Curtis. Myers vastas, kes sulle selle numbri andis? Myers ütles, et Ja Rule ei olnud talle kunagi helistanud, isegi mitte kordagi, ja 50 Cent ning Ja Rule olid olnud avalikus tülis aastakümneid. Ja ööl enne oma ütluste andmist Sire Spiriti tsiviilasjas ütles Myers, et sai selle sõnumi. Sa kannatad, Fifth, mis on nimi, mida kasutab 50 Cent. Ütluste andmise ajal väidab Myersi hagi, et üks 50 Centi advokaatidest küsitles teda lahendamata 2006 aasta Busta Rhymesi turvamehe Israel Ramirezi mõrva kohta, mis toimus Brooklynis videovõtete ajal. Myersi hagi väidab, et juhtumiga olid seotud G-Unity kaaslased, sealhulgas 50 Cent. Myers ütles, et ta ei töötanud siis Jacksoni heaks ning pärast ütluste andmist sai ta ähvardava kõneposti. Hagi kohaselt kampaania ei peatunud. 3. augustil 2024 enne koitu sai Preili Myers umbes 3 tunni jooksul 15 kõnet, sealhulgas kõnepostid, kus öeldi, pauh, ma lasin su maha. Täpselt aasta hiljem sai ta veel 15 kõnet samal kuupäeval, sama arv, sama varahommikune aeg. Kui Preili Myers teatas kohtus sellest käitumisest, ütles kohtunik Melissa Crane, ma mõtlen, et midagi sellist pole üheski minu juhtumis kunagi juhtunud. Lõpuks ütleb Myers, et ta on kaotanud töötasu ja talle on tahtlikult põhjustatud emotsionaalset stressi. Ta nõuab kahjutasu. Kuid Curtis Jacksoni advokaadid ütlevad, et nad võitlevad selle kohtuasja lõpuni. Valdeses Law and Crime'ile kirjutasid Jacksoni advokaadid. Curtis 50 Cent. Jackson ja tema esindajad lükkavad kategooriliselt ja jõuliselt tagasi esitatud alusetud süüdistused. Hiljutises tsiviilkaebuses, mille esitas Monique Myers, endine töötaja, kes vallandati mõjuval põhjusel umbes 27. märtsil 2019. Siiani ei ole härra Jacksonile ametlikult ühtegi dokumenti kätte toimetatud ega ole tema esindajatega selles küsimuses vastaspoole advokaadid ühendust võtnud. On väga ebatavaline, et sellist laadi kohtuasja näib olevat meediasse levitatud enne selle esitamist. See tõestab, et need väited on täiesti alusetud ning tegemist on pelgalt trikiga, mille eesmärk on meedia tähelepanu püüda ja kahjustada härra Jacksoni mainet. Preili Myers on rahulolematu endine töötaja, kes vallandati mõjuval põhjusel üle 5 aasta tagasi. See kohtuasja on vaid läbipaistev katse kasutada õigusmenetluse ettekäänet, et saada põhjendamatult raha, mis jääb kaugele väljapoole kehtivat aegumistähtaega. Kõnekalt on Preili Myers otsustanud palgata advokaadi, kes esindab praegu Shaniqua Tompkinsi nimel härra Jacksoni vastu käimasolevas eraldi kohtuvaidluses. See SEOs rõhutab veelgi selle hagi kättemaksuhimulist ja oportunistlikku iseloomu. Lisaks võtab härra Jackson kõiki ähvardusi enda, oma praeguste ja endiste töötajate ning kõigi tunnistajate suhtes äärmiselt tõsiselt. Vastupidiselt sellele kaebuses levitatavatele valeväidetele julgustas härra Jacksoni õigusnõustaja, kui need väidetavad ähvardused päevavalgele tulid, Preili Myersit aktiivselt pöörduma võimude poole. Lisaks teavitas härra Jacksoni õigusnõustaja neid väidetavaid ähvardusi ennetavalt ka õiguskaitseorganeid, et tagada nende põhjalik uurimine. Ootame võimalust neid valeväiteid kohtus jõuliselt ümber lükata ning loodame, et see alusetu hagi lükatakse kiiresti tagasi. Olgu, uurime seda lähemalt. Soovin kaasata Brian McMonagalli. Ta on kriminaalkaitseadvokaat, kes on esindanud ka Bill Cosbyt ja räpparit Meek Milli. Nii et Brian, aitäh, et tulid saatesse. Ma tahaksin kõigepealt kuulda sinu arvamus selle kohtuasja kohta. Aitäh, et mind kutsusid ja kõigepealt siin me jälle oleme. Tead ju küll, jälle üks kuulsus esitab hagi. Ja see on natuke teistsugune kui mõned teised, mida me hiljuti näinud oleme, sealhulgas Jay-Z oma, mis lahendati tema kasuks.
Mind ajavad tõesti segadusse mõned õiguslikud probleemid, mis hagejal siin on. Mis mulle kohtuvaidlustega tegeleva advokaadina kohe silma hakkab, on aegumistähtaja probleem selle kohtuasjaga. Teate, kõigis osariikides on aegumistähtajad, Georgia ei ole erand. Tavaliselt on tsiviilhagide puhul aegumistähtaeg paar aastat ja selle aja jooksul peab olema toimunud väidetav tegu. Ja hoolimata sellest, et siin on tekstisõnumeid ja muud, mida nimetatakse ähvardusteks, ilma et neid oleks selgelt seostatud kostjaga, ei tea ma, kuidas hageja aegumistähtajale tuginevast hagi tagasilükkamise taotlusest mööda pääseb, aga eks näis. jah, eks näis, see on kindel. Ma arvan, et oleme siin õppinud mõningaid huvitavaid asju. Kui kõik, mida ta selles kohtuasjas väidab, on tõsi või vähemalt osa sellest. Ilmselt on olnud FBI uurimisi, mis on seotud 50 Centiga. Ta ütleb, et ta on olnud FBI-ga ühenduses. Teda on kutsutud vandekohtu ette tunnistusi andma. Tundub, et nad on teda aastate jooksul uurinud, aga süüdistusi pole esitatud. Ja see ongi probleem. Hea uudis tema jaoks on see, et ta on olnud kohusetundlik teataja või, kui soovite, kaebaja väärkäitumise osas. Aga õiguskaitseorganid on seda ilmselt uurinud ja midagi leidnud ei ole, nii et kaitse seisukohalt oled sa palju paremas olukorras, kui kaebus on olemas. See on õiguskaitseorganitele teatatud ja nemad on öelnud, et hei, meie siin midagi ei näe. Nii, et see on nagu, tead, see on hageja jaoks natuke vastuoluline olukord, ma arvan. Sest nad on seda muutnud, nad ei leidnud midagi ja nüüd on meil kohtuasjaga tegemist. Lisaks tundub, et see kohtuasi on seotud teisega. Sama advokaat, sama kostja. Ja seega on kaitsel selles asjas täna tõesti palju argumente kaitsta seda, ma arvan. Ma leian, et on huvitav, et ta ütles, et need sõnumid ja kõik tekstisõnumid ja hiljem ka kõnepostid, mille kohta ta ütles, et need kinnitas šerifi detektiiv, kes need dokumenteeris. Ta ütles, et need kestsid aastaid ja ta kartis ning need hirmutasid teda, aga ta ei teatanud neist kunagi. Ja tead, ma arvan, et FBI-l ja šerifi bürool oleksid vahendid, et see tõenäoliselt välja selgitada. Välja selgitada, kellele telefonid kuuluvad. Välja arvatud juhul, kui need on ühekordsed telefonid või kes telefoni kasutas, sellised asjad. Eriti kui keegi helistab kellelegi keset ööd ja ütleb, pauh, tead küll, sa oled surnud või midagi sellist. Ma mõtlen, see tundub päris murettekitav, eriti pärast seda, kui oled olnud kohtuniku ees ütlusi andmas. Ja ma mõtlen, sa kõlad nagu vandekohtunik number 4. See ongi selle juhtumi hageja probleem. Siin on lihtsalt tühimik teatamise osas. Ja miks sa siis ei võtnud meetmeid, et seda täielikult vältida, näiteks telefoni kasutamisega või muul moel? Ma mõtlen, kas ajastus on lihtsalt nii problemaatiline hageja jaoks, et nad tõesti ei saa kuhugi edasi liikuda. Ja võib-olla sellepärast nad avalikustavadki hagi, võib-olla üritades saada kiiret kokkulepet kohtuasjas. Minu arvates seda ei tule. Kuigi ma ütlen seda, mis on kaitse jaoks probleemne, on see, et tegemist on inimesega, kes kuulus tema siseringi ja seda ei saa eitada. Samuti on tegemist kellegagi, keda ilmselt ähvardati. Ka seda ei saa eitada. Need faktid ei ole kostja jaoks head. Aga juriidilisest seisukohast on hagejal ees tõsised väljakutsed. Aegumistähtaegadest mööda hiilimine, nende küsimuste vältimine, mille sa õiglaselt tõstatasid, näiteks miks oodata nii kaua. Ta väidab samuti, et tegi 3 juhi tööd, ei kurtnud ega küsinud lisatasu. Ta tegi 3 juhi tööd 3 aastat järjest. Ja selle aja jooksul ütles ta, et 2019. aastal oli põhimõtteliselt 3 juhtumit, kus ta keeldus Curtis Jacksoni palvel ebaseaduslikke asju varjamast või tegemast. Ja kui see tõesti nii on, kas see tekitab Curtis Jacksonile probleeme? Ta väidab, et Curtis Jackson tahtis, et ta peidaks sissetulekut pankrotikohtu eest ja teeks selliseid asju. Ta tahtis, et ta esitaks vale politseiraporti, mida ta siiski lõpuks ei teinud. Nii et ma arvan, et seal ei pandudki mingit kuritegu toime.
aga pankrotikohtu asjad, ma mõtlen, kui sa hakkad rääkima raha varjamisest föderaalide eest, siis neile see ei meeldi. Kas need asjad võivad olla probleemiks 50 Centi jaoks, kui need tõesti tõele vastavad? Süüdistused on probleemsed. Ma mõtlen, ta on teda süüdistanud postipettuses. Ta on teda süüdistanud mitmetes kuritegudes. Probleem on taas selles, et ilmselt on FBI neid süüdistusi uurinud, kuid need pole kuhugi viinud ja kriminaalsüüdistusi pole esitatud. Ja nüüd oleme jõudnud hetke, kus kriminaalsüüdistusi enam ei esitata. Ja tsiviilnõuded võivad olla aegunud, kuna aegumistähtaeg on möödas. Nii et kõik, millest ta teda süüdistab, on laimav. Seal on paar kuritegu, millest ta teda süüdistab. Probleem on selles, et inimesed, kes esitavad süüdistusi, kutsuvad kokku suuržüriisid ja esitavad kriminaalsüüdistusi, ei näe seda päris nii. See on tema probleem. Aga jah, mahlakad süüdistused, mis juhul, kui asi jõuaks vandekohtuni, kui saaksid selle vandekohtuni, võiksid kaitsjale tõeliseks peavaluks saada. Ma lihtsalt arvan, et selle vandekohtuni on lihtsalt liiga raske jõuda. Siin on ka üks vihje. Ta väidab, et sellel 2024 aasta ütluste andmisel tõid Curtis Jacksoni advokaadid välja ühe räppari mõrva Busta Rhymesi stuudios ja et see oli täiesti teemast väljas. Sellel polnud temaga mingit pistmist. Ta ütles, et ta ei töötanud sel ajal Curtis Jacksoni heaks, nii et see toodi üles justkui selleks, et teda hirmutada. See on tema väide. See mõrv on endiselt lahendamata. Ta ütleb, et tema sõnul oli tema meeskonna, G-Uniti meeskonna liikmed ilmselt kohal, kui see tapmine toime pandi. Ma mõtlen, et ta peaaegu vihjab, et tema inimesed teavad sellest mõrvast midagi. Ja ta ütleb, et on olemas erru läinud NYPD detektiiv, kes on põhimõtteliselt öelnud, et tuntud räpparid olid selle mõrvaga seotud või teadsid sellest. See on samuti üsna julge väide. Selles pole kahtlustki. Tead, kui ma seda osa lugesin, pidin seda 2 või 3 korda üle lugema, sest ausalt öeldes ma ei saanud sellest aru. Miks tema advokaadid küsitlesid teda sellel teemal vande all antud ütluste käigus? See ei tundunud mulle loogiline. See ei ole loogiline. Ilmselgelt peab siin midagi rohkemat olema. Aga jällegi, see kõlab lihtsalt nii, et viskame võimalikult palju pori seinale ja vaatame, kas midagi jääb külge. Ja see oleks üks osa sellest. Jällegi, see mõrva uurimine jääb, ma arvan, alati avatuks. Nii et võib-olla on see lihtsalt väike varjatud ähvardus, et öelda, kuule, ma tean rohkem, kui sa tahaksid, et ma teaksin. Kuule, siin olen ma üks suur kõrv. Huvitav saab olema näha, mis juhtub, kui me jõuame kohtusaali, kui vastus esitatakse ja kohtunik saab selle asja enda kontrolli alla. Ja siis hakkavad taotlused lendama seoses aegumistähtaegadega. Taotlused hagi tagasilükkamiseks nõuetekohase hagiavalduse puudumise tõttu. Mul kulus 15–20 minutit, et aru saada, mis tsiviilõiguslikku rikkumist nad tegelikult väidavad. Nii et jällegi, see pole üllatav, kui mõelda, kes siin asjasse on segatud. Oleme viimase 3-4 aasta jooksul näinud palju sarnaseid kohtuasju, kus kuulsusi on ühel või teisel põhjusel kohtusse kaevatud. Paljud neist pole hageja jaoks hästi lõppenud. Ja ma peaksin mainima, et see oli lahendamata mõrv, mis juhtus 2006 aastal, kui tapeti Israel Ramirez. Ja see juhtus Busta Rhymesi muusikavideovõtetel Brooklynis. Ja see oli seotud juhtumiga, milles tema sõnul osalesid G-Uniti seotud isikud, sealhulgas 50 Cent. See on üsna julge väide. Ja sul on õigus. Ma arvan, et see on 67 leheküljeline kohtuasja dokument. Ma mõtlen 67 lehekülge ja seal on palju infot. Ja ta ütleb põhimõtteliselt, et teda on hirmutatud, teda on ahistatud. Tal on olnud ärevus, tal on olnud kõik need probleemid, aga nende vahel on veel palju muud ja seda on palju. Ja see kõlab nagu ajakiri, mida leiaksid toidupoes. Ja see ei ole kunagi eriti hea asi ka tsiviilkaebuse puhul. Kohtunikud vaatavad neid kaebusi ja ütlevad, et kui me jätame kõrvale kogu selle sapisuse ja kõik selle, tead mahlakad detailid, kui paremat kirjeldust ei leia, siis kus see asi tegelikult kokku saab, kus on selle tsiviilasja sisu?
kuidas sa selle kaebuse nii hilise esitamise probleemist mööda saad? Mis on sinu vastus selle kohta, kuidas see jääb aegumistähtaja sisse? Ja kui sa pärast seda kõike saad kokkuvõtva otsuse, etappi ületatud, siis läheb asi huvitavaks. Siis muutub see lõbusaks. Siis ootame kõik huviga vandekohtu protsessi. Väljakutseks saab olema sinna jõudmine. Kui mina oleksin 50 Cent ja loeksin seda kõike ning FBI on mind tegelikult uurinud ja minu nimi tuleb välja selles lahendamata mõrvajuhtumi uurimises ja föderaalid räägivad inimestega asjadest, millest mu advokaadidki ei tea midagi. Ma arvan, et ma oleksin natuke mures. Jah, ma arvan, et ta teadis ja see mure oli tal juba ära, kui tal üldse muresid oli. Tead, igaüks vähemalt eemalt vaadates ja mina olen seda alati eemalt vaadanud. Ta ei tundu olevat mees, kes palju muretseks. Tal on olnud selline elu, mis ilmselt võimaldab tal hästi magada hoolimata kõigist uurimistest, mis selles juhtumis on toimunud. Võib-olla pole ta tõesti midagi valesti teinud. Vähemalt ei saa see talle kindlasti meeldiv olla, kui tema eraasjad on avalikkuse ees, eriti kui seda teeb keegi, kes oli talle lähedal ja kes tegelikult jälgis peaaegu kõike tema tööelus. See ongi selle kohtuasja juures huvitav. Mõned teised, mida oleme näinud, pole sellised. Seal on tegemist kellegagi, kes on suhtes kellegi teisega. See on keegi, kes on siin kuulsusega vaid lühikest aega tuttav olnud. See on keegi, kes on mõnda aega olnud justkui usaldusisik, kes teadis ja korraldas kõike. Ma lihtsalt mõtlen, kas ta ootas liiga kaua, kui tema süüdistustes on üldse midagi tõepärast, siis kas ta ootas nende esitamisega liiga kaua. Noh, ta ütles, et ta pidi saama lahkumishüvitist, aga ei saanud seda kunagi. See on üks väidetest siin. Ja ma mõtlen endamisi ka, miks sa siis tookord midagi ei esitanud ja ei öelnud, et mulle kuulus lahkumishüvitis? Andke mulle mu lahkumishüvitis. Paljuski on see liiga vähe ja liiga hilja, ütlen sulle. Ja see paneb mõtlema, miks nüüd see avaldus esitati. Kas sellel on midagi pistmist sellega, et nad üritavad nüüd ära kasutada teist kohtuasja, mille kaitse jutuks tõi? Ja ma arvan, et selliseid väiteid tuleb veelgi, kui me edasi liigume. Ja neil on olnud aega seda seedida ning hakata oma kaitsetaktikaid välja mõtlema. No, ja see on tema advokaadi väide. Aga nad väidavad, et vaadake, ta on aastaid ähvardusi talunud. Ma mõtlen, nad ütlevad põhimõtteliselt, et neil on FBI-ga seotud dokumentatsioon ja see. Šerifi büroo uurimine. Aga nagu sa ütled, on siiski aegumistähtaeg. Selles pole kahtlustki, sinu arvates jah. Jah. Selles pole kahtlustki, nad peavad leidma teo, milles tema osales või mille teised tema juhendamisel toime panid ja tõestama seda 2 aasta jooksul. See võib olla viimane asi. See võib olla midagi, mis juhtus väga hilja ja see käivitab aegumistähtaja. Aga kui nad seda ei leia, siis nad jäävad selle kohtuasjaga siin hätta. Nii et see on üks esimesi kordi, kui ma olen näinud, et kaitse reageerib kohe. Kuule, sa lasid aegumistähtaja mööda. Sest see oli üks esimesi asju, millele tema advokaadid viitasid. Ja see oli esimene asi, mis mulle pähe tuli, kui ma seda kohtuasja lugesin. Jällegi, ta peab suutma tõestada, et need ähvardused, mis toimusid, ma arvan, et see oli 2024 aastal, mis jäi seaduses ette nähtud aja sisse, olid tema poolt tehtud. Olid tehtud kellegi poolt, keda tema juhendas. Ja ma ei tea, kas neil see on olemas. Kui neil see on, siis nad ei toonud seda kohtuasjas välja. Noh, hoiame sellelt silma peal ja ootame ning vaatame, nagu öeldakse. Brian McMonagall, suur aitäh! See on olnud suur rõõm. Aitäh, et mind kutsusite. Hoiame sellel kohtuasjal silma peal ja anname teile teada, mis juhtub. See oli kõik selleks korraks saates Crime Fix. Mina olen Angela Levy. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.